Majanduskasv 0,6% tundub numbrina väike ja selle sisusse vaadates on see veel kurvem number, kui arvata võiks, nendivad majandusanalüütikud. 0,6% majanduskasv, mis nendest andmetest välja tuleb, näitab tegelikult seda, et majandus seisis, et me mingist tõsisest majanduskasvust rääkida ei saa. Seda vedas tööstuse sektor ja IT-sektor ja miinust näitasid kaubandus, transport. LHV analüütik on veel otsekohesem. Sisuliselt võib öelda, et see on valitsuse tekitatud majanduskasv, sellepärast et kui me vaatamegi päriselt, kus see tuligi tegelikult valitsuse tarbimiselt ja valitsuse investeeringutelt. Ehk siis nii-öelda inimestel ja ettevõtetel nende peale kokku see majanduskasv oli 0. Seda, kas majanduskasv ka inimestele tunda annab, ilmestab kõige enam see, mida osta suudetakse ja kuidas käitub tarbija. Kui me vaatame näiteks toidukaupade müügimahtusid ja neid tulemusi, siis me näeme, et seal on selge miinus ja selle taga on kiiresti kasvanud toiduainete hinnad, nii et kõik need trendid, mis eelmisel aastal olid, kahjuks paistavad jätkuvad ka selle aasta alguses. Võib-olla mõned ettevõtted tõesti tunnevad seal, et välisturud siin eelkõige näiteks Rootsi, Läti, Leedu, et neil läheb paremini, aga kui me mõtlemegi päriselt inimese peale, siis poes tõesti igasugused mahud ju tegelikult vähenevad, et ostetakse vähem toitu, igasuguseid tööstuskaupasi. Eestis on statistika järgi majanduskasv. Kas teie tunnete seda? Ei tunne, ette. Ta isiklikkus on okei, ma arvan, aga üldine, ma usun, et selline keskklassi või kõrgema keskklassi kokkutõmbamine on küll praegu. Я думаю, что снижается экономика. Как вы чувствуете этот? Ну, я чувствую по показателям своей фирмы, что обороты падают. Päris ausale ei saa kurta, et midagi toimus. Aga see, et saad öelda, et ühesõnaga, et me oleme millegi uue lävel ja mis meid rõõmu toob, ma ei maininud seda. Ei näinud, sorry. Mida teie kristallkuul või midagi taolist ütleb nüüd selle aasta kohta? No, jah, kristallkuuliks ilmselt nagu kipub jäämagi vaadata siin Lähis-Ida poole, aga kui me arvamegi, mis nüüd see aasta võiks tulla, siis tõesti see, et Soomel ja Rootsil läheb mõnevõrra paremini ja teiselt poolt võib mõnevõrra tulla sealt maksuküüru kaotamisest ka raha inimestele, aga tõesti see puudutab ainult seda enamasti ikkagi neid kõrgemalt teeninud inimesi. Selle aasta algus näitab ilmselt head majanduskasvu. Tulumaksureform on jätnud töölkäijatele küll rohkem raha kätte, kuid inimesed on saanud nendega maksta suuri elektri- ja küttearveid. Statistika keeles tähendab see kõik kokku aga majanduskasvu.